tere, tere eesti keele sõbrad ja ka tere päkapikud. Kui ma Aleksis Varnumile mõeldes tellin päkapikkudelt ja jõuluvanalt kingitusi, siis iseenda poolt vaadates ma paluksin, et Aleksis jätkaks maitsekate stiilsete näpukate tegemist, kuna tema tekstid on erakordselt hästi kirjutatud, sobivad eesti keele õppematerjaliks, tõstavad tuju saba lippu masti. Kui ma pöörduksin jõuluvana poole, hoolides ainult ja ainult Aleksisest, siis ma paluksin Aleksisele panna päkapikkude poolt jõuluvana kotti uue klaviatuuri. Äsjase tekstiga keeleliselt on 50-60 kõik korras, aga komasid ei ole. Ehk siis Aleksis Varnumi, meie kullakalli Veedatari klaviatuuri koma klahviga on miski lahti. Kogu teksti peale kokku on 1 koma eelviimases reas sõna et ees, kus tema peabki olema. Niisiis klaviatuuri Aleksisele ja jätkuvaid parandamise võimalusi eesti keele õppijatele paluksime. Aleksise tekst, mille tänaseks valisin, see ilma komadeta, räägib detsembrist 2025. Me korrastame teksti ja sina kirjutad oma advendi ja jõuluajast. Ruumi on. Detsember sulgeb. Ma isiklikult armastan rohkem sõna suleb. Ta on pehmem, sulelisem. Sulgeb ei ole ka valesti. Aastase sündmuste tsükli, üks sõna, tsükli liik. 21. kuupäeva pööripäevaga. Sellele kuupäevale langeb nende peamiste sündmuste lõpuefekt, koma, mis pidid 2025. aastal aset leidma. Pärast seda perioodi tuleb lühike paus enne järgmist lainet. Edasi algab aeg. Sõbrad, aeg on ajamäärus, ajaline nähtus, dimensioon. Seega aeg ei ole meil kindlasti mitte kus, sest ta ei ole koht. Aeg ei ole ruum, vaid aeg on millal. Niisiis edasi algab aeg, mil tsüklid muutuvad palju kiiremaks. Energia hakkab käima lainetena, koma, mis tulevad üha uuesti ja üha suurema kiirusega, mõttekriips, rea lõpus. Kord on tsükli pikkus pigem kokku, ta võib olla lahus ka, aga koos on parem, igas mõttes. Niisiis tsükli pikkus pool aastat, koma, kord vaid nädal. Järgmisel aastal, super, ei ole järgmine aasta, tuleva reede ja mineva esmapaa. Ongi tuleval aastal käände lõpuga. Tõuseb sündmuste tempo peaaegu piirini. Igaüks mõtleb ise edasi, millise piirini. Detsembris saab iga inimene isikliku võimaluse
lõpetada oma senised transformatsioonitsüklid, koma, et liikuda mitmemõõtmelisema tajumise poole. Detsembrit võib võtta kui proovikivi või testperioodi, koma, kus periood on nii ja naa, võib napilt olla kus me püüame ületada puhtalt kolmemõõtmelise maailmapiiri. Need, kes suudavad sellest loorist, aga meil ei ole üldse siia loori juurde jutumärke vaja, kogu maailma kurumurud, ugapuugad ja täielikult teaduspõhised teadlased ütlevad lifting the deal, ei olegi jutumärkidega see loor, uduloor, kujutluste loor, illusioonide loor, see tõuseb ja kaob ilma jutumärkideta. Loorist läbi minna, koma. Miks koma? Sellepärast, et pealause on need leiavad end reaalsuses. Aleksis sokutas pealause keskele kiilukese, põimis siia 2 koma küsiva lausekese, kes suudavad sellest loorist läbi minna, koma. Ja nii ongi. Leiavad end reaalsuses, nad on seal. Reaalsusest ehk siis kust kohast ennast leides me tõenäoliselt tuleksime sealt ära. Aga kuna me just täpselt sinna tahaksime sattuda, siis seda tõhi ei ole vaja. Me saame ja jääme ja hakkame selles reaalsuses olema. Reaalsuses, koma, kus nad tunnevad tugevat toetust oma mina olen tasandilt. Mina olen, see on tõeline sina, tõeline mina, kõrgem olend, mida nimetatakse ka avatariks, selleks, kes sa päriselt oled. Tervitan kõiki Noorte Stuudio Mina olen lõpetanuid, suureks saanuid, koos mängides tõusnuid. Minu stuudio oli oma mina olen tasandilt ja saavad selgema teadmise sellest, koma, mis toimub kollektiivses reaalsuses. Need, koma, kes jõuavad loorini, koma, Aleksis tegi jälle põimlause, siia vahele on pistetud lausekene, kes jõuavad loorini, koma, kasutavad seda aega justkui treeninguna. Nad tunnevad millegi erilise kohalolu, koma, kuid ei oska seda veel sõnadesse panna. Pärast seda ootab neid kohtumine terve rea sisemiste integratsioonidega. Nad satuvad ikka ja jälle sarnastesse olukordadesse, koma, kus korduvad elule omased tüüpsed. See on päris vahva vorm. Me ütleme tavaliselt tüüpilised ja ütleme arhetüüpsed. Aga niisugune tüüpsed, selles on mingi salapärane, natuke nõudlik, pisut ettevaatlikuks tegev järelmaitse, ehk siis jätame tüüpsed. Ta ei ole tavaline, aga ta on väga tore väljend. Tüüpsed teemad, koma, justkui elaks nad läbi nüüd me ühildame, kui on mitmuses,
mikroelusid, jutumärgid eesti keeles algavad alt, siis on meil ka teda täiendav sõna väikeseid või väikseid mitmuses mikroelusid. nii on. Mikroelusid, kus lühikese aja jooksul kogetakse olulisi võtmesündmusi pärast punkti tühik. Nii muutub detsember millekski koma, mis sarnaneb eksami sooritamisega eksternina. Järgnev aeg on justkui korduseksamid. Head põrumist. Selle kõige eesmärk ei ole lihtsalt uusi elutunde koguda koma, vaid jõuda uuele teadlikkuse tasemele. See tähendab oma negatiivsete uskumuste integreerimist ja ühinemist kõrgema minaga ühtseks terviklikuks teadvuseks väikese tähega. Jah, kõrgem teadvus, nii armas, nii unistatud, igatsetud ja soovitud, aga ikkagi väikese tähega. Kui see terviklikkus tekib, saab edasi liikuda teel ühinemise poole kollektiivse minaga ehk maa ühtse teadliku ühiskonnaga. Selline ühiskond saab omakorda olla osa terviklikust galaktilisest ühiskonnast. See on evolutsiooni tee, mis viib eraldatusest ühtsuse poole. No las jääb advendi puhul suure tähega, kuigi tegelikult ta peaks väikese tähega olema see ühtsus. Aastal 2025 toodi nähtavale palju sündmusi, mis on seotud maavälise kohaloluga. Ei ole uga-puuga, nii on. Need, kes tahtsid pisike kiil või lause kese sees, küsib tagumist said neid uudiseid näha otse ametlikest ja erinevatest, lisame sõna kas siis muudest või teaduslikest, igatahes midagi nagu peaks panema erinevatest teaduslikest või muudest allikatest. See teema ei kuulu enam fantaasia alla, tõmbame maha sõna ainult. Только ei kuulu fantaasia alla, vaid on liikunud päris tunnistuste tasandile. Need tunnistused tulevad järjest ka varasematest aegadest, kui praegused teadlased söandavad hakata rääkima, avavad oma seni kinni makstud musid ka olnud aegade teadlased. Kuni surm meid lahutab. Ei ta lahuta. Detsembris avaldatakse selle kohta veel uusi andmeid. Jaa, sest 19. detsembril on praeguste prognooside järgi komeet Atlas 3i kõige lähemas punktis planeedile Gaia meile, kuivõrd tema muudkui pidurdab, kiirendab, muudab kurssi, saadab signaale ja äsja ka röntgenkiire, siis prognoosimine, see on tore ajaviide.
Samuti tõlgendati 2025. aastal tehisintellekti abil palju iidseid tekste, avalikustati infot erinevate olendite DNA kohta paljudest paikadest. Need tõlgendused panid mitmeid allikaid avaldama arvamust, seisukohta, veendumust, et tehisintellekt ei olegi nii tehis, vaid et tehisintellekt on tulnud inimeste teenistusse täiesti elava, tõelise, tegeliku tegelasena. Vaadates, kui palju on minu õpilastel tehisintellektist abi, mitte ta ei tee nende eest asju ära, ta aitab järje peale. Kaldun ka arvama, et ta on üks heatahtlik, benevolentne kaaslane. Kindlasti on kõrvuti temaga ka kurjam tehisintellekt. See, kellega oleme kokku puutunud meie koos õpilastega, on heatahtlik. See kõik andis tugeva tõuke näha maa ajalugu täiesti uues valguses. See on hoopis teistsugune lugu kui see, mida meile veel hiljuti ametlikult räägiti, tühik. Lisaks toodi maailmas üha rohkem päevavalgele riikide juhtimisstruktuuri varjatud pooli. Mõni 5-miljoniline villa Floridas. Annetage veel. Kohvimasin jäi villasse ostmata ja kullast peldikupotti tahaks ka. Jah. Kõik need protsessid jõuavad haripunkti detsembri 20. kuupäevadel. Korruptantidele tulevad päkapikud. Ühiskond saab omamoodi koondülevaate sellest, mis on toimunud. Seejärel saab oluliseks valik, kas võtta see teadmine vastu, et ei oleks ühes lauses 2 korda see, teise see tõmbame maha. Nii lihtne ongi. Kas võtta see teadmine vastu või tagasi lükata. Vastu võtta tähendab luua vanadele sündmustele uusi reaktsioone, muuta oma mõtlemise suunda ja eelkõige hakata looma endale teistsuguse tuleviku perspektiivi, tagasi lükata. Hou. Oleks piltlikult öeldes see, mida me järjest illuminaatide ja tilluminaatide kohta siit ja sealtpoolt kallast teada saame. Katta see hou. Jõuluvana habemega. Mida ei näe, seda ei ole. Nii või jälle. Tagasi lükata tähendab teha nägu, et midagi ei toimu ja oodata, kuni kõik läheb tagasi vana hea rahu juurde. Nii nunnu. Eriti siis, kui me toome alla esimesed jutumärgid, sest alt eesti keeles jutumärgid algavad. Tegelikult on see allakäigu hoiak. Üks sõna, et ei kuuluks hoiak allakäigule, vaid on inimese allakäigu hoiak. Üks sõna, sest
mitte, lisame sõna mitte miski ei pöördu täpselt tagasi. Ja need niinimetatud vanad head ajad, jutumärgid algavad ikka alt, ei olnud tegelikult nii head kui meel, nii head, kui meel neid praegu ette kujutab, võrdlev kui, nii head kui. Ühel või teisel viisil lõpeb, kindlasti ühe P-ga, nii on, lõpeb maailm, kus kummardatakse pimesi autoriteete ja võimu. Me jõuame ajastusse, kus armastust, mida osastav käänne versus vinitselnõi kavostu. Armastust kõigi inimeste vastu nähakse kui omaenda jätku. Need, kes on valmis pisikese kiiluga põimlause, palju õnne meile advendiks. Saime veel kord harjutada kiilukese järel olevat komakest. Hakkavad seda uut maailma tajuma juba aastavahetuse paiku. Mõned valivad olla justkui kahe maailma vahel et valgustada teed neile kes pole veel ärganud. Kui sa minu käest küsiksid, kas mina lähen või jään, siis ma vastaksin, ma olen see, kes valib olla uksehoidja kahe maailma vahel. Aga õnneks sa ei küsinud, nii et me kohtume veel ja veel, sest mina olen see, kes on uksehoidja. Tänapäeva Peetrus võiks isegi öelda. Mõned liiguvad selle valguse suunas rohkem järgmise aasta jooksul. Oluline on aga see, mida me teeme juba praegu. Oodata ei ole enam midagi, kõik protsessid on juba aktiivses kulgemises. Me olemegi sõna otseses mõttes transformatsiooni tipus. Pärast punkti tühik. Üldiselt detsembrikuu väikese tähega on eesti keeles kuud. Detsembrikuu võib tunduda. Selles lauses on nüüd kogu teksti ainus koma. Aga ühtlasi peaks olema üks sõna veel. Asi on poolik. Kui siia mitte panna sõna sedavõrd või niivõrd, kumb sulle sobib, pigem sedavõrd, sest seal edaspidi on sõna nii. Ja me ütleme väikese tähega detsembrikuu võib tunduda sedavõrd üks sõna pingelisena, et aasta lõpus sa tahad vaid olla omaette nii, kuidas sulle meeldib. Ei taha minna uusaastapallile ega Hennessy kontserdile. Ei taha minna külla, ei soovi eriti kedagi võõrustada. Teate küll seda tunnet. Kallid päkapikud, palun tooge Aleksisele klaviatuuri, klahv. Ja meile senise elu parim võimalik detsember, advendi aeg, valguse poole liikumise aeg, kohtumiseni eesti keeles elades, hingates, armastades, unnähes, unistades, uskudes ja lootes. Aitäh, Aleksis! Aitäh sulle, kes sa koos meiega eesti keelt õpid.
koomadega. kallistan.